see tuleb ikka mingi ringiga tagasi. Jah, nagu bumerang. Sa tead, kas viimane Mohikaan suri või? Räägi. No ta viskas, ostsin talle uue bumerangi ja viskas vana minema. Aha, panid lindistama? Jah. Salvestama, õige lindistama. Mul on telefon liiga hull. Kas sul laadi on? On küll. Okei, siin on. Suhkrut tahad? Võtaks küll hea meelega. No me ei pea midagi rääkima. Kui me saame Arvi Tapperi puhul vaikust lindistatud mõnda aega. See on ikka 2,5 minutit. See on tõesti harukordne. Kas sa tead siuke klassik nagu, kas see vist John Cale vist või? Kelle üks... J.J. Cale või? Ei, mitte see, vaid üks jätsu ja avantgardi ja selles mõttes nagu... Tõesti, ma ei mäleta täpselt, kas see oli tealt Velvet Undergroundist pärit, post-punk, post-rock, aga ta hakkas tegema päris klassikat, uus klassikat. Ta oli üks kuulsamaid tööd, mida aegalt mõned bändid mängivad järgi, on a la nagu praegu mäleta peast, ütleme 3.28 näiteks. See on see, et tüüp lasi endale Manhattanil Times Square'il panna klaveri püstine. Oli selle oli vist selle oli Square kinni ja hoidis käsi niimoodi 3 minutit ühtegi klahvi mängit läksime ära. Ja seda aeg-ajalt mõned... Avantgard. See on avantgard, jah, avantgard, nagu sa ütlesid. Et ta nagu mängis selle peale, et ka paus ja vaikus on ka muusika. See on samamoodi nagu see on nagu, et kahe soundi vahel, kahe heli vahel olev tühimik on ka muusika. Ma sain sellest samast asjast aru, kui ma olin Amsterdamis. Me käisime bändiga Amsterdamis. Sõitsime sinna Eestist autoga. Ja siis me tegime seeni seal korralikult. Seal on legaalsed need asjad, trühvlid. Ja siis ma sain ka aru, et muusikat kannab see, mis jääb löögide vahele. Jah, täpselt nii. Et see on nagu 50-50, et sa... Eriti kui sa oled bassist muide. No seis on eriti tähtis. Ei, see muide üleüldse mitte mingi jamas mõttes, vaid bass on vaatad kõige tähtsam instrument bändist ja... No sellest ma ei saanudki aru. Näiteks kui bass kaob ära, laul on hoopis teine. Kõik on perses kohe. Kohe on perses. Ei ole kohe perses. Ongi, et see teeb huvitavaks nagu. Vaevalt, mis nüüd juhtus. Või kui midagi kaob ära, siis on see hetk, et kas midagi tuleb asemele, tekib see küsimus, et kus ta kadus või et miks ta kadus ja nüüd kuulad hoopis teistmoodi. Ja siis ma saingi aru, et kui sa mängid trumme, siis pool ajast tegelikult sa ei mängi trumme. Jah, täpselt nii. On see vaikus, kus sa tõstad oma kätt. Mitte nii, et kood paned kogu... Jah, täpselt nii. Pool ajast oled mitte kontaktis sellega. Meil oli niimoodi, et ma nagu alus... Okei, mul on jälle siuke perioodidega elu olnud, aga põhimõtteliselt nagu kui ma päris nolgina siis nagu teismelise muusika tegemise lõpetasin, mõtlesin, et ma hakkan natuke nagu tegelema tööga ja siis selle kõrval hakkan mingit bändi kunagi panembu ja parketti ja kõik muud. Et siis räägiks niimoodi, et ma lihtsalt läksin tollest naisest lahku ja mingi hetk kaipsin, et ainult mida ma viitsin veel teha on muusika. Okei. Situatsioon oli see, et raha ei olnud, tööd ei olnud, perspektiivi polnud. Oli ainult see, et kas ma panen uue bändi kokku. Ja mõtlesin, okei. See ainult, mis mind huvitas, et mul oli tead mingid mõtted, mida peaks tegema ja okei, see selleks. Ja nüüd naljakal kombel ma olin samas situatsioonis, et oota, millest me rääksime üldse? Kuidas sa läksid oma naisest lahti? Ei, aga sina rääksid viimati. Me rääkisime vaikusest. Jaa, vaikusest, just.
et ma taipasin üks sõna, et kui palju, ma hüppan kogu ajast ette. Tõsi, kui ma olen joogis, siis ma... Nagu Tarantino see... Jah, mis ikka... Süže. Jah, täpselt nii. Et läks kohutult palju aega, kuni ma taipasin selle, et ma peaksin ennast ajastama. Ajastama selles mõttes, et nagu... Ära ole mitte liiga vara, ära ole liiga hilja. Ole õigel ajal, ne? No, seda aitab meid peale, see selleks. No, aga mul oli keeruline sellega. Ma lihtsalt jah, et mul oli kogu aeg selline tunnet, et ma jään kogu aeg hiljaks, vaatane. Ma tean, et ma hüppasin üle oma varju või seda aru, üritasin olla endast kiirem või seda isikvärk. Üle oma varju hüppamine on asi, millega ma olen ise ka tegelenud ja tegelen siiamaani. Mingis mõttes see on arengule kasulik, mõtleks. Aga see võib olla ka täiesti... See on jälle see sama värk, et sa pead teadma oma limiite, vaata. Et ma rääksin teile Makedoonia Aleksandrist oli üle ja. Sest kus ta jõudis Hindustanini, eks? Seal tegi maailma ära lõppama. Ta jõudiski selleni, aga ta jõudnud maailma lõppu. Maailma läks edasi. Täpselt nii. Need on kaks erinevat värki, kaks erinevat nähtust. Jah, sa jõuad Hindustani, aga see ei ole... See näitab mulle ühte meemi, et põrgus saatan istub poliitikuga. Et poliitikud, et sa lubasid mulle ju igavest elu ja jah, sina lubasid mulle oma hinge ja... Mõlemad said petta. Ei lihtsalt ma loodan väga, et midagi, mis ma siin ilmas olen teinud või konnanud ringi, siis väärib mingisugust väärtust, millegil on ka plussmärk küljes. Hetkel täpsustuseks ma ütleks kuulajale, et istume stuudios Arvi Tapperiga, mina olen Riho Tähemaa ja rüüpame musta kohvi. Jah. Uksed, aknad on kinni ja kardinad on ees, aga väljas on ilus päev. Väljas on väga ilus päev, aga me istume toas punkris. Ma ei tea, kas kõik jõuab küll kunagi teie nii armsad kuulajad, aga jah, tõepoolest, et hämmastaval kombel siin Kreeka päikse all te ei kujuta võib-olla isegi ette, et targem on päiksepaistelisel päeval toas istuda, mitte väljas. Nii ta on. Et 2 päeva võib-olla seal rannas nagu ära põleda, okei, see on fine. 3. päeval see kaob nagu see võlu selle. Et see on võlu, võimalus, aga me ei kasuta kunagi. See on, et gentleman on mees, kes oskab mängida lõõtsa, aga ei tee seda mitte kunagi. Sest ta on gentleman. Aga ei tee seda. Aga ta ei tee seda. Jah. See on küll jah kohutav, kuidas mõned inimesed pilli piinavad. See ka muidugi, jah. Näiteks tänavamuusikud. Yeah. Prantsusmaal eriti. Yeah. Ma ei ole Prantsusmaal käinud, aga ma olen Prantsusmaast lugenud. Prantsusmaal toimus asi niimoodi, et kuidas tänavamuusikud said raha, oli see, et nad ei mängiks. Ja ma mängisid sellest. Et nad mängisid hilisel tunnil inimeste akende all ja käisid räigelt pinda neile inimestele. Siis said sellest raha. Ja lõpuks neile visati teenareid ja asju, et nad jääksid vait. Saaks magada rahulikult. Jääksid vait ja inimesed saaksid seal tänaval magada. Aga tänapäeval nagu toimub vastupidi. Arvame, et me mängime jube hästi ja siis selle... Et me kunagi ei tea, et mille eest me tegelikult saame raha. Aga mis see vahet on? Peame pappi tuleks? Peaased maksud saab maksta. Täpselt nii, elu vajab elamist, eks ole. Kui sa nüüd välja lõikad, siis ma räägid, kus me sattusime Kreeka pulma.
Nii. See nüüd on küll selle samal saamusel juba. Ma need ei olnud su enda pulmad? Ei. Me pidasime, ma tunnistan, et kui ma millegi üle olen uhke, siis selle üle, et me tegime korralikud pulmad. Et meil oli 4 motoklubi siis nagu eskort. Meil oli 3 bändi mängis, meil oli Ilutulestik, meil oli kõik mis me mõtlesime üleüldse, mis midagi teha, no, et sai tehtud. Jah, sai tehtud. Ja ütles jah? Vabast? Ütles jah? Ei, tulles ei. Ei tegemata ei, ma teen nalja. Aga kahjuks näiteks ei. Ei, ma tegelikult pidasin kõne kanda, ma ise pole kunagi kuulnud. Et kui mul oli vahetult sõrmus, siis ma nagu pulma ukse peal tahtsin inimestele nagu tänukõne pidada. Mis algus umbes niimoodi, et ma olin enne seda välja mõelnud. Et ma siin natuke mõtlesin ka, aga nüüd on juba hiljaks. See oli niimoodi, et meil oli dilemma. Dilemma oli selles, et dilemma kippus nagu igal pool ette jääma. Dilemma kippus hulkuma jääma teiste naistega ja nagu, et kas me sellega hakkame, see dilemma peab võtta. Aga ei, see oleks sinna. Et millest ma rääkima hakkasingi? Kreeka pulm, jaa. Et aastad hiljem, kui me olime juba ammu ja kõik pulmad ja muud värgid ära teinud, siis kõik pulmad ja suguvärgid ära teinud, siis igasugu värgid, jah. Siis Vatis läksime restorani sööma. Ma olen see riskifaktor, vaatane. Et ma saan nüüd augustis 50 ja ma imestan nagu selle üle. Kui ma sain 47, siis umbes aasta ennem. Aga kas sa joomisest üldse pausi nagu teinud? Korra ühe kuu olen teinud. Aga vaata, kui sa jood, siis sa jood ennast alati suht pildituks. No ma tean oma limiit, jah. Kui pilt kaob alles. Aga see story ei lõppe seal, et kui sul pilt kaob ära, aga see on... Kas see nüüd on Jüri Enneti? See on jube ju. Ma vist olen. Minu arust. Ma vist näen välja. Ma olen ka harrastanud ennast juua pildituks vahete vahel. Aga ma ei tee seda nagu järjepidevalt. Sa oled gentleman. Oskad, aga ei tee seda. Aitäh. Mina olen suhteliselt talupoeg. Aga tead, mis mind aitab, et ma ei tee seda? Räägi. Ma ei joo hommikul peale. Kurat, seda ma proovida. Kannatan ära. Okay. Kui mul on nagu räme tuumapohmell, siis heal juhul ma teen peale. Aga ma ei joo peale. Sa teed peale? Kui mul on võimalus. Kui sul on võimalus, okei. No mul vaata väga tihti seda võimalust ei ole. Mul ka ei ole. Okei. No okei, jah. Aga see aitab mul ohjata seda, et ma ei jooks ennast pildituks kogu aeg. Ei, ma ei oska nagu, ma ei oska ise endast toolida, okei? Võimalik, et sa oled kunagi seda lausest kasutada. Sa ei oska ise endast toolida. Jah, täpselt nii. See on tõesti distsipliini küsimus on see osalt. Ja see on osalt kasvatuse küsimus ka. Jah, okei. Et minu arust nagu teatud ained, ma räägin nüüd kanepist näiteks, teatud juhul mõjub see mulle niimoodi, et see paneb mind endast rohkem hoolima. Okei. Ma ainult mõtlen, kas minu jaoks on liiga hilja juba. Et kas ma jõuan veel õppida seda ära? Saad aru, mis ma mõtlen? Kui nii kaua on läinud nagu elu, saad aru, mis ma mõtlen? Nagu valesti või saad aru, et kuidagi ma olen hakkama saanud, elus ma olen, nii edasi. Et nüüd peaks õppima täiesti uuesti, enam on nagu keskeas õppida käima. Et kas ma saan sellega hakkama, ma ei tea. Ja sellepärast minu soovitus ongi see, et ära joo peale, kui sul on räme pohmakas hommikul. Aga mul ei ole.
see ongi jama. Ma läksin... Millal sul viimati pohmakas oli? Umbes 20 aastat tagasi. Ma arvan. Ma olen seda tundnud mõnikord, et kusjuures siis oli tuumapohmallid. Tuumapohm. Nii nagu sa ennem kirjeldasid seda. Et mul oli niimoodi, et ma ei suutnud nagu ei käia, liikuda, mitte midagi. Aga ma olen vahepeal tundnud neist üks värk, et pohmakad oled ära kaotanud, kurat. Ma olen pohmad ära joonud, jah. Aga kuidas saada tagasi pohmakad nagu? Ma arvan, et terve universumi alkoholistide klubi tahaks ilmselt mitte kunagi teada, kuidas saaks pohma tagasi. Nad teeks mida iganes selleks, et pohma ei tuleks, aga ma peaks praegu mõtlema, kuidas pohma tagasi saada. Ma ei tea. Kuidas saada pohma tagasi? Tõenäoliselt tuleb väga mõnda aega lihtsalt mitte juua. Me peaks siinkohal, ma arvan, lõpetama. Ma arvan küll, jah. Nii, Jüri Enneti alkominutid.